Raamatu Viru kaupluse juhataja ja mul on hea meel teid täna kõiki siin tervitada järjekordsel Rahvaraamatu naistekuu vestlussarja üritusel. Viime seda siis koos kirjastus Sinisuka ja MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskusega ja oleme siis valinud teemad, mis on ausad, valusad, võib-olla sellised, millest iga päev avalikult ei räägita. Ja meie otsustasime need ikkagi siia lavale tuua. Täna on siis 3. vestlusõhtu ja tänane teema on Istanbuli konventsioon, on see julgustav või hirmutav. Ja meile täna siis räägib Pille Tsopp-Pagan, kes on Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht ja Grevio ekspertgrupi liige. Järgmine vestlusõhtu on järgmise nädala reedel, mis on siis viimane ja siis räägime lähemalt Naiste Tugi- ja Teabekeskuse psühholoogi ja kliinilise lastepsühholoogi Mariana Saksniiduga nähtamatutest ohvritest ehk lastest lähisuhtevägivallas. Ja kes soovib veel täpsemat infot, siis Rahvaraamatu Facebooki grupis seda ka saab. Ja ennem kui me siis asume tänase vestlusõhtu juurde, annan veel sõna ka Sinisuke kirjastuse juhile Marie Edalale. Minu poolt aitäh! Aitäh! Mul on väga hea meel ja ma tahaks tänada nii Rahvaraamatut, kes võttis meiega koos kanda selle raske koorma, kui Naiste Tugikeskust. Me oleme neid raamatud välja andnud üle 30 aasta ja need raamatud on ilmunud üle 63 raamatu. Need ei ole kerged raamatud ja tihtipeale on küsitud, miks te seda teete. Meil ei juhtu siin või mõni inimene on öelnud, et ma lõpuks läbi kohtu vaatan. Aga ma arvan, et need naised, kes on kirjutanud need raamatuid, nendel on vist natukene rohkem valus ja haige kellegi kõhuvala. Me unustame ära selle, et mingil hetkel võite teie olla see, kellest räägitakse nendes raamatutes. Meil juhtub täpselt sama palju kui kuskil mujal. On tähtis märgata inimesi, on tähtis märgata abivajajaid meie kõrval. Nagu ka see raamat, mida te praegu siin näete, on kirjutatud 2 aastat tagasi, kirjutas tütar oma emast. Nüüd kirjutas Giselle Pellicot hümni elule. On öeldud, et kas need inimesed tahavad kaastunnet. Selle peale on üks raamatu autoritest öelnud, et vabandage, kas te tõesti usute, et need naised, keda on sari vägistatud, vajavad teie kaastunnet. Nad on öelnud ka seda, et ideaalne ohver on ju see, kellel ei ole perekonda, kes ei ole õnnelik, kes teab, mida rääkida, kes teab, mida naeratada. Sest kui te olete ohver, siis ei ole ju võimalik, et te nüüd olete järsku õnnelik. Et te nüüd järsku saate hakkama. Väga loodan, et tänu sellele üritusele väga paljud need naised, kes vajavad tuge ja abi ka Eestis. Et need leiavad tee Naiste Tugikeskusse. Ja nagu ütles Giselle Pellicot, et me suudame muuta, et häbi läheb ohvrit kurjategijale. Ma hea meelega annan sõna üle Naiste Tugikeskusele ja me saame kuulda Istanbuli konventsioonist, millest on nii palju räägitud, aga mis minu meelest ei tee vahet ohvri. Räägitakse vägivalla ohvrist. Nii et aitäh ja palun sõna üle. Aitäh ja tere teile, kes te olete nii hilja veel valmis kuulama seda, mida me räägime. Et see teema mul on täna 3. kord sellest või sellega seotust rääkida. Nagu öeldud, mina olen Pille Tsopp-Pagan, mina olen juhtinud seda organisatsiooni aastast 2011 ja olen algselt ainult Eestis õppinud aru saama, et mis on naistevastane vägivald, mis meil on, mida meil ei ole, mida me saame teha, mida me ei saa teha, kuni siis Istanbuli konventsioon, mis esmalt allkirjastati siis minister Anvelti poolt 2012 ja 2017 allkirjastati siis ratifitseeriti ja 2018 hakkas see tööle.
et esmalt nagu taustaks, et miks me üldse peame rääkima naistevastasest vägivallast ja perevägivallast. See ja on seal kõrval ka, et miks me lihtsalt ei räägi vägivallast. Ja nagu selles mõttes on hästi lihtne, et kui vaadata kas üle-euroopalisi või Eesti uuringuid, siis iga 3. naine on kohelnud paarisuhtepartneri poolt füüsilist ja või seksuaalset vägivalda. Vaimsest vägivallast me isegi ei räägi. Ja kui võtta globaalselt, see on ikkagi veel FRA uuring 24. aastast, iga tund Euroopas tapetakse 5 või enam naist või tüdrukut pereliikme poolt. 21. aastal 45 000. 80% inimkaubanduse ohvritest on naised ja tüdrukud. 91% seksuaalse ekspluatatsiooni ohvritest. 15 miljonit, nüüd on küll maailmas 15–19 aastat tüdrukut on vägistatud. Ikka seda tuleb Euroopa, 15 miljonit on liiga väike suurus. 200 miljonit naist vanuses 15–49 on langenud suguelundite sandistamise ohvriks. Paljudes riikides siis 9 tüdrukut 10-st. 82% naisparlamentääre on kogenud psühholoogilist vägivalda, 44% neist vägistamist, tapmis või röövimis, ja need on siis enamasti veebi teel toimunud ähvardused. Ja Eesti kuritegevuse statistika samamoodi näitab seda, et perevägivald, inimkaubandus, seksuaalvägivald on soopõhised ja seetõttu me räägime naistevastasest vägivallast. Mis ei tähenda, et kõik vägivalla ohvrid abilised. Et kuritegevus Eestis 24. aastal oli registreeritud perevägivalla kuritegudes, suurem osa oli paarisuhtevägivald, 84% toimepanijatest olid mehed, 78% ohvritest olid naised. Ja kuritegevus Eestis oli veel selline, et lastega seotud seksuaalkuritegusid, ka virtuaalseid, oli, ma nüüd ütlen, kas 513, 613 olid lastega seotud. Ja mida meile Istanbuli konventsioon on andnud? Konventsioon on kokkulepe, eks? See on rahvusvaheline kokkulepe, kus riigid on öelnud, et me töötame selle nimel, et midagi kas väheneks või saaks paremini kontrolli alla, tubakakonventsioon, eks? Ja nad võtavad endale sellega kohustuse. Me peame riigina tagama selle, et meie vägivalla ohvrid saaksid adekvaatse abi. See, kas ja kui palju me konventsiooni täidame reaalelus, see on teine asi. Ja mida on konventsioon meile andnud hetkel, on see, et Eestis on juba mitmes tsükkel lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava. Seda ei olnud enne konventsiooni. Selles tegevuskavas on kirjas peamised asjad, mida ministeeriumid on võtnud kohustuseks teavituse ja ennetusena teha, on laste ja noorte teadmiste avardamine ja vägivallavastaste hoiakute kujundamine, et see oleks süsteemne. Vägivaldsete suhete ennetamiseks kasutatakse tõhusamaid ja mõjuvamaid sekkumisviise, mis toetavad sotsiaalsete oskuste kujunemist, mis on jällegi nagu hästi oluline, sest kui me mõtleme, siis selline ühiskond, vanem, ütleme 50+ inimesi on üsna keeruline harjutada ja õpetada ümber. Noori on võimalik õpetada, kuidas olla parem, kuidas olla teistmoodi ja samas perekond ei saa seda õpetada, sellepärast, et kui perekond ise on katki, siis neist ei ole selle heade mustrite kasvatajaid. Lähisuhtevägivalla ohvritele ja toimepanijatele suunatud teenused lähtuvad ühiskondlikust arengust, on vajaduspõhised ja menetlemine oleks ohvrikeskne ja traumateadlik ja väldib taasohvristamist. Selle kohta meie oskame oma tugikeskuses öelda hästi nagu kummalisi ja huvitavaid, et kuidas näiteks meil on väga häid näiteid politseiga koostööst ja meil on politseiga koostööst näiteid, kus naine, kes on vägivalla ohver, keda on veendud, et mine ja kirjuta avaldus politseisse, et sinuga on niimoodi käitutud.
läheb politseisse, seal on valve konstaabel, kes ütleb, et kui ma hakkan teiega nüüd tegelema, siis jäävad teised päris vägivalla ohvrid jäävad abita 3 tunniks. Kas te tahate seda? Muidugi naine seda ei taha. Läheb koju tagasi. Ju ei ole. Ja meil tegelikult on inimõiguste alaseid kohustusi ju rohkem, et meil on kuriteo ohvrite direktiiv, meil on inimkaubanduse tõkestamise direktiiv, meil on laste seksuaalse kuritarvitamise vastane direktiiv, siis konventsioon, inimkaubanduse vastane konventsioon, laste seksuaalse ärakasutamise eest hoidev konventsioon. Kõik need on ju tegelikult Eesti võtnud sammu ja öelnud, et me töötame selle nimel, et need asjad, et need kuriteod kaoksid ära. Ja mida Istanbuli konventsioon ütleb või milleks ta ongi see, et kui me riigina võtame kasutusele vajalikud meetmed, et propageerida on halb sõna, aga kirjas ta nii on, propageerida muudatusi naiste ja meeste sotsiaalselt ja kultuuriliselt määratud käitumisviisides, et juurida välja eelarvamused, kombed, traditsioonid ja tavad, mis tuginevad naiste alavääristamisele ning naiste ja meeste stereotüüpsetele rollidele. Ja mitte keegi siin selle kohal ei mõtle, et paneme meestele seelikud selga või ei luba meestel teha ühte või teist ja et naised peavad minema põldu kündma. Aga kui ta tahab põldu künda, siis palun, vist värskelt oli parim noor põllumees oli naine. Ja tuleb, lepitakse kokku, võtta vajalikud meetmed, et julgustada ühiskonnaliikmeid, eriti mehi ja poisse, aktiivselt osalema kõigi konventsioonis nimetatud vägivallavormide ärahoidmisel. Ja see on osa jällegi ennetusest, mida me võiksime teha, mida me kõik kogukonna liikmetena võiksime teada ja jälgida ja öelda, astuda vastu sellele, kes on vägivaldne. Et see on rahvusvaheline leping, mille eesmärk on naistevastase ja perevägivalla ennetamine, ohvrite kaitsmine ja süüdlaste karistamine. Ja ütlen ausalt, et ohvrite kaitsmisega me oleme juba peaaegu nagu hakkame järje peale saama. Kaasohvristamist on, aga vähemalt püütakse paremaks. Aga vägivallat see vastutusele ei võeta. Et see on nagu hästi selge meie naiste tugikeskuse vaates. Mida ta siis käsitleb, ongi naistevastast ja perevägivalda. Nii füüsilist kui vaimset, füüsiline, vaimne, majanduslik, seksuaalne. Vägistamist, seksuaalset ahistamist, sundabielu, naiste suguelundite vigastamist, peale sunnitud aborti, aga ka abordi piiramist ja steriliseerimist. Need teod peavad riigid kriminaliseerima ja tagama ohvritele abi, arstiabi, vaimse ja õigusalase nõustamise ja varjupaigad ja abitelefoni. Rahastamisega on muidugi väga kehvasti Eestis. Riikidel on kohustus tegutseda koordineeritult, et riigiasutused ja kõik need, kes vägivalla ohvritega kokku puutuvad, ka vabaühendused nagu meie, et me oleksime ühtlaselt ja koordineeritult töötamas. Ja täna jällegi ma ütlen, et me ei ole. Ja siis, mis Istanbuli konventsioon on? Ta on abistav vahend, et struktuurselt ja koordineeritult viia läbi need muutused, mida riik peab läbi viima selleks, et vägivald väheneks. Vägivald ära ei kao kunagi, aga et ta väheneks ja et ühiskondlik suhtumine muutuks. Selleks on vaja, et ta struktuurselt ja koordineeritult toimetaks. Ja see annab ka võimaluse teiste riikidega võrrelda ennast ja nende kaasabil ja nende paremate tehnikate ja praktikate eeskujul muuta oma tegevus paremaks. Sest mida paremini me konventsiooni juurutame, seda vähem tegelikult kulub energiat politseile. Praeguse statistika järgi on
igapäevastest kuritegudest, väljakutsetest politsei pooled on perevägivalla kuriteod. Mida Istanbuli konventsioon ei ole? Istanbuli konventsioon ei ole ideoloogiline dokument. Ja ta ei nõua ühiskonnale uusi maailmavaateid, kuigi me võime ju mõelda, traditsiooniliselt, mis traditsiooniliselt kunagi põletati ka nõidu, et see oli ju traditsioon. Aga et me areneme ühiskonnana ja meie vaated paratamatult muutuvad, aga see ei nõua tingimata millegi tõsist muutust ja ei nõua see kindlasti traditsioonilise perekonna või väärtussüsteemide muutmist. Perekond peab olema vägivallavaba, lapsed selles perekonnas peaksid kasvama ilma, et nad näeksid, tunnetaksid või kuuleksid vägivalda. Ja see on hästi oluline nagu märkus homme või siis, kui järgmine kord Mariana tuleb rääkima, eks. Et kui Mariana tuleb rääkima, ta hästi teab ja rõhutab kindlasti seda, et see, et lapsed ei näe vägivalda samas majas olles, ei tähenda, et lapsed ei tunneta vägivalda. Nad tunnetavad väga hästi, nende tunded on väga hästi püsti. Ja mida Istanbuli konventsioon Eestis on aidanud teha? Meil on uus ohvriabiseadus, mida me võime täitsa uhkelt öelda, et see on Euroopa üks parimaid. See on väga hästi avalikkuses see on nagu hea näide avalikkuse kaasamisest, kuidas seadusesse panna sisse kas sõnastust või põhimõtteid, mis oleksid kindlasti nagu ohvreid julgustavad ja neid toetavad. Karistusseadustiku muudatused. Füüsiline seksuaalne ahistamine oli see, mis minu jaoks oli kõige märgilisem, sest selle vastu oli enamus parlamendi meessaadikuid. Ja nemad ütlesid, et seda ei ole tarvis ja üleüldse, et see on, kas ma ei tohi nüüd komplimenti teha. Ja peale seda, kui see karistusseadustiku muudatus jõustus, paari kuu jooksul oli 2 huvitavat ja tõsist väärteomenetlust, mis lõppes süüdistuse ja trahviga, oli üks, kus 80-aastane vist psühhiaater oli ahistanud oma naispatsiente väga pikalt juba. Tema sai karistatud ja Igor Mang oma puuõõnsustega. Ja muudatused ohvritega kokku puutuvate spetsialistide tööpõhimõtetes on hästi tugev, et meil ei teki nagu seal, et seda politsei ei küsi enam, et kas su seelik oli liiga lühike või kui sa oled vägistamise ohver või et mida sa ikkagi ise tegid selleks, et saada niimoodi peksa või mis ikkagi oli, palju sa näägutasid, et seda enam ei ole. Aga seda oli ja tegelikult seda oli ka 20 aastat tagasi, kui ma olin küll juhatuses selles organisatsioonis, aga ei olnud veel juht. Ja et nad on võtnud kohustuse endale, et lisada koolituste nimekirja ka see, et kuidas vägivalla ohvritega töötada. Kuidas niimoodi teha, et sa ei traumeeriks teda uuesti, et ta julgeks tulla abi küsima. Ja et kuidas konventsioon toimib, ilmselt toimivad ka teised konventsioonid sarnaselt, mina tean lihtsalt seda kõige paremini Istanbuli ja CEDAW konventsiooni, mis on CEDAW konventsioon on üle globaalne, Istanbuli on Euroopa-sisene. Et meil on spetsiifiline järelevalvemehhanism, et jälgida ja et riigid rakendaksid seda konventsiooni õigesti ja hästi ja et nad areneksid selle rakendamisele. Et Eestis on selline asi nagu järelevalvenõukogu Grevio, mis on ekspertgrupp 15 liikmest koosnev, erinevate riikide esindajad seal on ja mina olen eestlasena siis ka üks selle grupi liige. Eesti sai konventsiooni baasraporti, kus oli vaadatud, kuidas Eesti Istanbuli konventsiooni täidab 2021 ja praegu eelmisel aastal käis uus Grevio audiitorkond või audiitorid käisid siin, intervjueerisid nädal aega inimesi, erinevaid ameteid käisid vaatamas, kuidas tugikeskus töötab ja kirjutavad selle kohta siis raporti, mis selle aasta sügisel tuleb välja. Ma suure huviga vaatan ja tahaks teada, kuidas ja millist
edu või mitte edu nad selle võrreldes selle esimese raportiga on saavutanud. Ja et me kogume sarnast statistikat kõigi riikidega, kes selle konventsiooniga on kokku liitunud. Ja et me saaksime võrrelda üksteist või üksteise, et millised kasud ja kahjud sellest on. Ja Euroopa Inimõiguste Kohus jälgib samamoodi seda järelevalvet selle üle, kuidas konventsiooni praktikas rakendatakse ja Euroopa Nõukogu ministrite komitee jälgib järelevalvemehhanismi toimimist. Nii et minu jaoks on see, ja ma tean, et ka meie ametnike jaoks, meil on hästi tublisid ametnikke ministeeriumites, on see tegelikult väga kasulik abivahend selleks, et teha huvikaitset selleks, et midagi muuta. Et praegu me räägime nõusoleku seaduse muutmisest või õietigi seaduse paragrahvi muutmiseks, et mis see siis on nõusoleku? Seda, et ohver ei pea tõestama, et tema tingimata hakkas vastu, muidugi, jah, ma mõtlesin, et kas sellel on mingi teine nimi, vaid et tegelikult peab prokurör tõestama, et ohvri jaa oli vabatahtlik. Et nii ministeeriumid kui vabaühendused meie näol saavad survestada seda, et riik võtaks midagi ette, kas ta muudaks seadust või ta muudaks toimimise põhimõtteid, sest meil võivad olla väga head seadused, aga kui see ei jõua rohujuure tasandini või tavapolitseinikuni või sotsiaaltöötajani, siis sellest ei ole kasu. Ja et mis maksab ignorantsus või mida, et kui me ei tegeleks naistevastase ja perevägivalla ohvrite toetamisega või õietigi, et mis ta täna maksab, on riikide peale arvestatud, on selline grupp nagu EIGE, teeb väga erinevad statistikaid, analüüse, asuvad Vilniuses, siis Eestile läheb perevägivald ja naistevastane vägivald maksma 1,1 miljardit aastas. Kõrvalvõrdluseks paneme selle, et naiste tugikeskustele antakse 1 070 000 aastas toimimiseks. Et see, aga et me võiksime, kui meil oleks parem nii ennetus, sest naiste tugikeskused tegelevad järelmiga on ju sellega tagajärgedega, aga ennetust meil sisuliselt ei ole. Et kui me tegeleksime ennetusega, siis see 1,1 miljardit väheneks oluliselt. Et jällegi, et miks me peaksime sellesse konventsiooni tõsiselt suhtuma, miks me peaksime ütlema populistidele, et ei, et ärge palun ajage mingit udu, et ei ole see midagi selline. Ja et jah, ma lõpetuseks ütleks, et meil on need naised ja nende lapsed vajavad väga erilist ja vahetevahel väga pikaajalist tuge selleks, et mitte langeda korduvalt ohvriks. Kui nad korduvalt ohvriks langevad, siis neil oleks kõrval keegi, kes aitab neil läbi käia selle pika tee. Mina saan öelda, et minu tugikeskuses on 3 noort naist, kellega ma olen tegelenud alates ühega 2013 tuli, me jätkuvalt toimetame, üks tuli 2000, nüüd ta sai 10 aastat, nii et ta siis pidi tulema 2016 ja teine tuli 2019. Et need on 3, kellega mina tavapäraselt juhina ei tegele, aga olen sattunud tööle nendega. Ja see on pikk protseduur, pikk protsess, kuidas hoida ja toetada, sellepärast, et põhjust, see tähendab vägivallatsejat, ei ole korda tehtud, vastutusele võetud. Et see on nagu selline lühidalt konventsiooni kohta. Edasi ma tegelikult mõtlengi, et me võiksime lihtsalt siis arutleda või küsida või siis võite teie küsida, sellepärast, et te olete ju siia tulnud selleks, et kuulata ja teada saada. Ma tahaks praegu öelda seda, et konventsioon on tore asi, seadus on ka tore asi, aga vaadake, ükski paber ei aita ohvrit. Ja kui öeldakse, et riik, seal oleme meie, siis tegelikult nii ongi. Nii kaua, kui meie, eriti veel naised, ei ole need esimesed, kes viskavad kivi ohvrile, nii kaua ei toimu midagi. Seesama raamat kõik teadsid. See tüdruk oli väike, ta oli 8-aastane.
kui teda hakati ahistama, see jätkus kuni selleni, et ta nägi, et tema enda lapsed on järgmised. Ta käis palumas ka politseist abi, õigemini saatis lapsed. Politsei ütles, et miks ta ise ei tule, ta kartis, et lastega ei juhtu midagi. Ja inimene viidi sellisesse seisu tänapäeva Prantsusmaal, kus ta oli sunnitud selle mehe lihtsalt ära tapma. Isegi mitte sellepärast, et mees müütas teda prostituudina, vaid sellepärast, et mees oli võtnud vastu otsuse, et tütar on piisavalt vana. Mida ma kogu selle asjaga tahan öelda, et need samad inimesed, need samad naised, nad kirjutavad sellepärast, et keegi märkaks, et keegi aitaks. Seesama, et kõik teavad kogu aeg, aga keegi ei tule appi. Praegusel ajal, kus meil on kõigil mobiiltelefonid, me tõesti ei pea kättpidi minema kuhugi vahele. Aga me saame nähtavasti anda märku, me saame toetada seda inimest võib-olla sel hetkel, kui ta vajab seda. Ja me saame tugikeskuse aadressi talle anda, me saame juhatada inimeste juurde. Sest see, kui me võtame vastu konventsiooni, see on hästi tore ja hea ja vajalik. Aga selleks, et see konventsioon elaks, peame meie kaasa aitama. Ja need raamatud on just täpselt need raamatud, et kui inimesed loevad neid, siis võib-olla nad mõistavad neid ohvreid, saavad aru nendest inimestest. Kui tänapäeval on võimalik müüa lihtsalt nagu kaupluses liha, võetakse lahti riidest, kes ostab kelle ja siis see keegi müüb veel edasi. Ja kui siis ohver julgeb piiksatada, siis öeldakse, milles asi. Nii et minu küsimus rohkem on see, et kuidas me suudaksime. Meie peame oma raamatutega jõuda nende inimesteni. Kuidas me suudaks tõepoolest naisi, sest juhtub ka seda, et ema ei anna isa üles või vanaisa sellepärast, et aga kes meile siis raha tuleb. Ja siis see laps näiteks ohvristatakse selles mõttes, et sina oled süüdi, kui isa pannakse vangi. Ja see on Eestis täiesti juhtunud, et üks tüdruk 11-aastane, kelle isa pandi vangi, tema ema ja vennad süüdistasid teda kodus. Et sinu pärast on isa vangis. Isa kuritarvitas teda. Et ühtepidi ma olen nõus, et paber ei muuda midagi, aga teisiti, kui selle paberiga kaasnevad teod, seesama, et kui meil on riigi tasandil öeldud, et nii, nüüd me teeme igal aastal kampaaniat, nii nagu me teeme purjus ujumise kampaaniat, on ju, korra aastas kõigil on meeles, kunagi oli turvavöö. Kui kaua sellega aega läheb, et see jõuaks inimeste nagu teadvusesse, et see ei ole okei. Et samamoodi peame me siin tegema esiteks kampaaniat, teiseks meie kõik niikuinii ütleme omadele või oma sõpradele, et kuulge, et see ei ole okei ja palun, et kui sa näed, et su sõbranna või ka sõber libastub või on näha, et ta muutub käitumiselt nagu väga tõsiselt, siis sa küsid, et mis sul viga on ja kas sa tahad, et me räägime sellest. Et kui mul teadlikkust ei ole, kui ma ei tea, et perevägivald on probleem, siis see konventsioon muidugi ei tööta. Ja teisipidi jälle tagurpidi minnes, et ma olin eelmisel nädalal Gruusias, samamoodi ma tegin Grevio auditit seal ja kuidas, kui riik hakkab taganema konventsioonist, siis kui kiiresti kaovad ära kõik tugisüsteemid. Nagu väga lihtsalt, et Gruusia on praegusel hetkel konventsiooni liige, aga ta võttis vastu näiteks selle välisagentide seaduse, mis tähendab, et kõik vabaühendused, kes välismaise raha toel, nagu projektirahade toel, toetasid vägivalla ohvreid, pidid ennast sulgema. Nii et vägivalla ohvritel ei ole enam kusagilt abi saada. Riik ütleb, et meil on 7 tugikeskust kuskil, aga need ei tööta. Nad ei tööta sellisel moel. Et sellised, ja me saame teisi riike panna korrale kutsuma oma riiki. Et ma ei saa öelda, et mina olen öelnud, et Soomele, et kuule, palun mine häbista Eesti riiki, aga Läti kohta ma ütlesin küll, et ma kauplesin kõiki poliitikuid, keda ma vähegi teadsin, ka neid, keda ma üldse ei kannata, et võtsin ühendust, et palun ole hea, et kui sa kedagigi tead Lätis, et palun võta nendega ühendust, ärgu hääletagu selle poolt. Vastupidi, ma lugesin, nagu ma ütlesin, selle konventsiooni läbi, ma ei saa aru üldse, millest on nagu müra. Sellepärast, et kui me räägime naistevastasest vägivallast, aga siin on ka perevägivallast. Ja pere ei ole ainult naine. See on ka mees,
täpselt samuti või mõni naine meest peksta. absoluutselt. et minu mõte oli hoopis see, et seadus on see, mis aitab ja toetab, aga ellu viima peavad seadust inimesed. Ja meie enda teadlikkus, meie enda suhtumine, et me ei pane ust lukku ja ei ütle, et kuule, see segab mind ja üldse see teeb mind närviliseks, eks. Et me märkame seda inimest, kes on hädas, tegelikult ka hädas. Me märkame seda last, kes on hädas, kusjuures tihtipeale ma arvan, see laps võib-olla ei teagi, et temaga käitutakse valesti, sellepärast talle tehakse selgeks, et nii ongi. Ja me ju teame, kuidas meil on olnud siin ka isegi raamatuid, mis ütlevad seda, et aga laps tegelikult, teda tulebki arendada väikesest peale ja harjutada ja kes oleks parem kui oma isa näiteks õpetama tütart. Jaa, ma ei vaidle sellele vastu, aga ma ütlen veel kord, et ka mina olen eestlastest, ma näen muidugi sellist 40 aastaste põlvkonda umbes. Ja meil projektijuht ütles ühel korral, et tal tuli hästi uhke tunne, vist oli eelmine suvi, kui ta kuulis neil oli mingi grilliõhtu ja mehed olid ümber grilli ja mehed arutasid omavahel, et tead, et selle tüübi, et temal on naisega mingi jama, et see naine on nagu kuidagi väga on kurvameelseks muutunud, et äkki see tüüp teeb midagi valesti. Äkki me peaksime kuidagi uurima või toetama, et kui mehed räägivad grilli ääres seda, siis tähendab, me juba oleme nagu mannatera võrra, aga me oleme natukene liikunud. Või ka minule helistatakse aeg-ajalt, meil on toetajaid, kes on ka meesorganisatsiooni, kes meil tugikeskust toetavad, aitavad remonti teha, toovad igasuguseid asju. Nemad ka helistavad ja küsivad minu käest, et kuule, et ma tean, et selle poliitikuga on halvasti, et ta on oma naise suhtes vägivald, mida me teha saame, mida mina teha saan. Kui mulle mees helistab, kuigi ma ei peaks sulama, iga kord mul on see tunne, et midagi on jõudnud kohale. Aga kui meil ei ole seda seadust ja kui meil ei ole seda konventsiooni, mille alusel seda seadust teha, siis meil ei oleks ka seda teadlikkust, siis meil ei oleks ka neid mehi, kes helistaks. Veel kord, ma arvan, et seadused peavad olema ja nende abil või neile tuginedes saab. Aga küsimus on nagu selles, et ma pigem püüan öelda seda, et püüdkem tulla välja sellest oma mugavusmullist või see, et meil ei juhtu. Meil juhtub täpselt samuti, te lihtsalt ei tea. Ja miks meil ei ole Valgesarja raamatut, me oleme nii väike ühiskond, et näidake mulle palun see ohver, kes tahab tulla väga välja. Tal on võib-olla kodus lapsed, ta on eluga edasi läinud, eks. Ja see stigmatiseerimine, mis siis toimub, see on päris hull. Prantsusmaal sedavõrd võib-olla on lihtsam, et seal on 60 miljonit inimest, ta kaob lõpuks sinna ära. Aga veel kord, ma arvan, et need inimesed tõesti on oma tänu ja oma igasugused Nobeli auhinnad ära teeninud sellega, et nad tulevad välja sellepärast, et teistega ei juhtuks. Veel kord väga tihti need mehed, need isad, nad on väga lugupeetud näiteks toon ühe meie raamatu, kus siis kõigepealt kasutas 5-aastast tüdrukut ära tema lapsehoidja mees, siis võttis isa ta 8-aastaselt ette, siis kui tüdruk oli juba fertiilses eas, tüdruk sünnitas lapse, kõigepealt käis isa mööda ümbruskonda ringi, ütles, et mõtelge, milline häbi, milline tütar mul on ometigi. Sellest oli tal veel vähe ja siis ta tegi veel teise lapse talle. Ja kuna siis geneetika on niisugune tore asi, siis mõlemad lapsed on tegelikult nii lähisuhtevägivallast tulnud, et nad on haiged. Ja sinna lisandus veel väga tihti Stockholmi sündroom. Et küsimus ongi selles, et väga pika aja jooksul ma olen kohtunud väga paljude Eesti väljapaistvate inimestega ja kui te hakkate rääkima, siis selgub, et nii mõnelgi neist on selline kogemus. Kas vanaisaga, isaga, vennaga. Et küsimus ongi selles, miks ma tahan rääkida sellest, et me peame kõigepealt iseennast püüdma muuta. Seadus aitab meid ja toetab meid. Aga meie peame olema need, kes seadust ellu ja paber ei vii midagi ellu. Jah, paber on tugi, paber ei vii ellu. Ma mõtlen, et kas mul on mingisugust sarnast vägivallas olija
käitub hästi ebaratsionaalselt, on ju, sest tema jaoks ei ole see, tema jaoks on see olukord, kus tema on, normaalsus. Nii et kui sa vaatad, nagu meie vaatame kõrvalt, siis tema toimetamine või tema nagu igapäevaelu on meie jaoks ebanormaalne. Aga tema reaktsioonid ja asjad on seesama Stockholmi sündroom, see on ratsionaalne reaktsioon, normaalne reaktsioon ebanormaalsele olukorrale. Ja kui nad sealt välja tulevad ja aeg-ajalt on olnud selliseid juhtumeid, kus meile tuleb naine ja me töötame temaga päris mitu kuud ja siis, kui ta hiljem vaatab järgi, kui ta on natukene meie juures saanud oma elu paika sättida, siis ta vaatab ja ütleb, et kuidas ma seal olin. Ma olen tark inimene, mul on kraadid ja ma ei näinud ja ma ei saanud aru, sest ma ei saagi seal aru, et selle sees olles. Et jah, jällegi, et kui me tuleme nagu selle teema juurde, siis ärme jumala eest seda konventsiooni katki tee, aga et päriselt mina usun küll, ma olen loomult optimist, et ka see konventsioon aitab kedagi muuta ja midagi muuta. Ma iseenesest küsiks, et meil on siin selline hea väike seltskond, et on teil äkki, kas te tahate küsida midagi või kas te tahate arvata midagi? Et ma ei pista. Teie tahate? See on väga tubli, et niisugune keskus on olemas, naiste tugi- ja teabekeskus. Aga ei ole kuulnud, et on meeste tugi- ja teabekeskus. Kuigi oma elukogemustest võin öelda, et see oleks vajalik. Õige küsimus. Meil on olnud tegelikult meeste, ma ei taha varjupaik öelda, turvakodu. Leppime kokku, et see on turvakodu. Et on olnud meestele täpselt samasugune asutus. Ma tean, et paar aastat oli see avatud Tallinnas. Mitte ühtegi meest sinna ei läinud. Kui me mõtleme nüüd turvakodu mõttes, siis meile Tartusse tuleb aastas umbes 300 naist. Sellest alla 10% vajavad majutust lühiajaliselt. Nii et, ja meile tuleb ka mehi. Meile tuli mees Tallinnast hiljuti nõustamisele, sellepärast, et talle tundus, et meie keskus on hea paik, kus ta saab mõistlikku tuge. Nii et me võtame mehi samamoodi vastu, aga ma olen teiega nõus selles mõttes, et meeste abi otsimine on rohkem stigmatiseeritud. Nii et ma alati ütlen ja julgustan, et kui sul on keegi tuttav mees, kes on tuntavalt hädas, siis tuleb lasta tal meile helistada või ohvriabitelefonile 116006. Ohvriabi on täiesti nagu sooneutraalselt aitab, meie aitame mehi samuti, aga me ei tohi statistikat näidata, et me mehi aitame, mis on nagu täiesti jabur. Et kui mul on, ma ei tea, meil ei ole palju mehi aastas, 5 meest võib-olla tuleb aasta peale, siis see tuleb meil statistikast välja võtta, et me võime deklareerida ainult naisi. Et selles mõttes jälle on nagu teatud mõttes jabur. Ja teine, mida ma ütlen, et te olete selline, ma ei tea, kui palju teil vaba aega on. Avage paik ja hakake reklaamima. Me anname kogu oma teadmise, kogu oma materjali, kuidas seda hästi teha. Et me oleme avatud. Ei ole vajadust. Mul on 4 tütart, nendele annan nõugu. Väga hea. See küll ei ole nüüd varjupaik, aga räägime Lootuse külast. Sellel on muidugi see nõks, et see inimene, kes ei taha läbi Jumala paraneda, nad ei võta vastu. Ja eks seal on ka see, et seal on teatud piirid ja selle peal nad töötavadki. Et ma arvan, et küsimus ongi selles, et kui me räägime sellest konventsioonist, tegelikult see räägib perevägivallast. Selles mõttes on kahju, kui teie võtta statistikast välja võtma need mehed. Kus on õiglus, et täpselt samuti on ju neid vabandage mehi, kes saavad kodus peksa, ma olen päris kindel selles. Või on muud probleemid, laim ja vägivald. Et siin ongi see, et ma laiendaks seda Istanbuli konventsiooni ja tõesti lugedes, ma mõtlesin seda, et on teatud asjad ainult, mis puudutavad ainult naisi. Mehi rasestada on täiesti võimatu, vähemalt praegu. Et see puudutab ainult naisi, kui me räägime kogu selle abordiloo ja kõik muud. Aga kindla peale seda peaks võtma laiemalt, seda Istanbuli konventsiooni, et see on perevägivald, see on ohvrite aitamine.
no sinna hulka kuulub ka mees. Absoluutselt, aga ongi see, et kes on suhtes nõrgem ja ega meie vaatame ka aeg-ajalt, meile tuleb küll mõni selline naine, et ta astub sisse, ta on selline võimukas ja mõtled, et kummaline on. Ja noh, kui nii naine kui mees on meile helistanud ja öelnud, et mina olen ohver, mina nõuan, et mina pean abi saama ja siis me küsime ja arutame temaga ja siis tuleb välja, et tegelikult on tal mõni muu probleem, aga et vägivalla ohver ta ei ole. Et me enese jaoks alati, kui me kuulame, mõnikord läheb mitu seanssi selleks, et me kuulame seda, kes meie juurde tuleb, et meid ei manipuleeritakse ära, et öelda, et ma olen naiste varjupaigas, nüüd mul on siin paber, et sina oled vägivallatseja. Siis need, kes tulevad ja tahavad manipuleerida või meid ära kasutada, nad ikkagi valetamine libistab su mingitesse valedesse faktidesse. Meie kirjutame üles jutu ja järgmine kord me vaatame ja kui seal ei ole kooskõla. Või teine on see, et kas tegemist on vägivalla või tegemist on siis halva suhtega, kus inimesed ei peaks samamoodi olema, on ju, et kui on võrdselt halb suhe, siis ma nüüd panen käest ära selle, et võrdselt halva suhte puhul sa näed, et mõlemal on, nad saavad kakelda ja nad saavad omavahel nagu, mul on õigus oma arvamusele ja mul on õigus oma arvamusele. Vägivaldne suhe, mina deklareerin, mida sina võid mõelda. Sina võid sinna rabeleda, mida iganes. Ja see alumine aeg-ajalt ongi niimoodi, et Inga Lunge on öelnud, Inga Lunge teeb meile vabatahtlikus korras kord kuus naiste jõustamise õhtuid meie klientidele, et tema kunagi ammu uuris, kui palju rottimürki on vaja, et mees ära tappa. Sellepärast, et sul lihtsalt ei ole, sa ei saa abi, sa ei saa ära minna. Ja see on siis see koht, kus sa otsid väljapääsmatust olukorrast nii nagu rebane, kui ta on raudades, siis ta närib jala küljest ära, on ju. Sa püüad lahti saada sellest, millest sa kuidagi lahti ei saa. On see kuidagi kasulik? Ma arvan, et siin hakkab, kui sa tõid enne näite, et see naine mõtleb, kui loll ta on. Küsimus on ka selles, et on piinlik. Ei julge kellelegi öelda ja siis ma nüüd olengi, et väga tihti on ka see, et kõigepealt, kuidas inimesed läksid lahku. See oli ju nii ilus suhe. Nad ju nii armastasid üksteist. Ma mäletan töötades kunagi Tallinna Polütehnilises, me alati nimetasin ühte meest, see oli teadur ja nii viisakas, nii meeldiv, mida veel. Mis pärast veel? Kodus sain jälle haastamatult päksa. Nii on jah, et ja see on nagu teine vägivallatsejad aeg-ajalt, et kui nad lähevad, näiteks kui jõuab asi kohtuni välja, mida enamasti ei jõua, siis üks nende vabandus on see, et ma kaotasin taju või ma kaotasin selle enesekontrolli. Aga ta ei kaota kunagi enesekontrolli väljas olles või baaris olles või kuskil tänaval. Seal ta ei kaota, ta kaotab ainult väga kindlas keskkonnas kodus selle. Nii et ses mõttes ka, et see on nagu kehva vabandus. Et ses mõttes jah, on veel mingeid mõtteid või küsimusi? Piksmeel on üks vägivallaliik, aga väga levinud on just naiste poolt seksuaalne vägivald mehe suhtes. Mehega on väga kerge manipuleerida ja siis veel laste kasutamine meeste maha tegemiseks või solvamiseks. Näiteks julgen öelda niimoodi Sildaru juhtum, kus tehti lihtsalt vend ja isa nulliks praktiliselt. Väga valus oli lugeda seda. Ja muidugi ajakirjandus läks seda paisutama ja paisutab ja veelgi paisutab. Kurb lugu. Mina tahtsin just vastupidise näite tuua Sildarudega seotud, et minu arvates oli see just väga kurb, et nende ühiskonnas kehtivad stigmade ja eelarvamuste tõttu just nimelt naistesse tehti nüüd viimati siis olümpia ajal ka kelli selleks nii-öelda pahaseks ja mina arvan, et see, et me kuidagi ühiskondlikult näeme kellit ja kelli ema
nende süüdlastena selles konfliktis on tegelikult tingitud sellest, kuidas me näeme naisi. Ja hästi tihti selles diskussioonis ma tajun ka seda, isegi teie suunal isiklikult, aga mida ma olen nendest diskussioonidest tajunud, on see, et just nimelt meestel ja meestel tekib nende naiste suhtes, kes naistevastase vägivallaga tegelevad, sest et protsentuaalselt on see ühiskonnas kõrgem, tekib nagu mitteõigustatud ootus, aga miks te ei tegelenud meestevastase vägivallaga. Ja seal mul tekib täpselt sama tunne, et aga miks te ei tegele? Sest et protsentuaalselt vajab kaitset rohkem ühiskondlikult naine. Ja kui mehed ise tunnevad, et mehi peab täpselt samaväärselt kaitsma, mida peabki, siis tegelikult eriti kui me räägime MTÜ-dest ja vabaühendustest, on kõigil võimalus projekte kirjutada ja sellega tegeleda. Selleks ma ka välja kutsun, aga ma korras loen ühte asja. Mul on sama, vennaga ei tehtud midagi, vend lihtsalt on kahjuks seal sees. Aga ma loen ette, ma ei saa seda mikri sulgeda. Ja vabandust, nüüd ei ole minu sõna. Türa ole vait, sõna otseses mõttes ole fucking vait. Türa sa oled vastik tõusik raisk. Sina oled fucking mölakas, ma ütlen sulle ausalt, ma vihkan siin pahate vahel ausalt. Teate, kes sellest räägib? No ma arvan. Kes kella? Armastav isa oma tõusikus tütrele. Et see on lindistatud selles mõttes, et ühelgi moel, ükskõik kui väga, mul on olnud teismelised lapsed ja ma olen ka endast väljas käinud. Ma siis läksin, tavaliselt ma tundsin, et mul läheb vesi keema, siis ma läksin kuuri alla ja karjusin seal kõva häälega ja lapsed olid toas ja ajasid ikka oma teismelise asja. Aga ma ei ole kunagi oma lastega niimoodi rääkinud. Ma isegi, ma ei kujuta ette, et ma räägiks oma lastega niimoodi. Aga ikkagi ta räägib oma eksmehest läbi tütre ja tütar on nagu see pasum, kes võimendab seda, sest teda tuntakse kõiki. Lapsed ei lähe ajakirjandusse oma vanemaid maha tegema. Tulgu teie tugikeskus, te kindlasti teete selgeks, et see ei ole okei. Ma arvan, et siin on pigem see, et vaadake, meie pressil on pidevalt vaja mingit asja, mida kirjutada. Ja, seda muidugi. Ja siin on küsimus selles, et kõiki asju võimendatakse, seletatakse. Me ei ole seal kõrval, ma leian, et võtta sõna seal, kus ma ei kuule mõlemat poolt, kus ma ei räägi mõlema poolega, kus ma ei ole juures. Minu meelest on natukene alatu. Kasutades ära veel nende nii-öelda kuulsust, ma arvan, et see ei ole okei. Tegelikult ka mitte. Ja nii nagu kui me siin enne rääkisime, ma mäletan ühte juhtumit, selle läheb välja sellest. Aastaid tagasi oli ajalehes, oli Päevaleht tookord. Üks ema oli naelutanud oma 1-aastase lapse nagu Kristuse sinna ukse külge. Sellest tehti pilt, seda arutati, isa tuli, andis intervjuu, ämm tuli ja siis ma küsisin, et vabandage, mida te nagu tahate. Te saate ju aru, et see ema nähtavasti katus sõitis lihtsalt minema, eks. Ta on paras hullumaja kandidaat. Kas te tahate, et ta teeb enesetapu? Mis on nagu selle eesmärk? Või teine asi on see, et see laps, me teame, et nüüd on võimalik igalt poolt fotod ja kõik asjad välja võtta, eks. See laps kasvab suureks ja keegi hea inimene ütleb, et kuule, sinu pilt oli seal, eks. Et nüüd ongi see küsimus ja ma küsisin lehelt, ta ütles, et meie lugejad peavad teadma. Vabandage, teie lugejad ei pea mitte midagi teadma. Tähendab, need inimesed, ka Sildarud, ei ole mitte meie ühisomad, keda me võime jagada, kelle kohta me võime öelda, see ei ole tegelikult meie asi. Ja siit hakkabki pihta see, ma ütlesin, et te tahate lihtsalt müüa rohkem oma lehti. Olgem aus. Õige, jah. Jah, aga küsimus ongi selles, et me praegu arutame Sildarude isa ja ema käitumist, aga me tegelikult ei aruta iseenda käitumist. Mis õigused on meie sorteerime, lahkame ja oleme nende perekonna juures. See, et nad on meile toonud medaleid, ei anna meile õigust olla nende omanikud. Te ju ei tahaks, et teie lugusid niimoodi arutatakse. Üks asi huvitab veel. Treenerite suhtumine oma õpilasse, halvasti ütlemine ja piitsutumine ja prängud ka muidugi. Kuidas te sellele vaatate? See on ka nüüd vägivallaks lausa tehtud. Aga see ongi küsimus on, et millise piirini on nagu õige ja õiglane piitsutada ja minu arust Eesti Olümpiakomitee üsna ammu juba
et nende tegevjuhid olid need, kes töötasid välja nagu mujal teiste riikide andmete põhjal seda, et kuidas treener võib ja kui kaugele ta võib oma käitumisega minna. Et mu sõbrannatütar oli siin Viimsis purjekatrennis ja oli ka ikkagi, et mingil hetkel ta jättis järgi, sellepärast et treener, tal olid head tulemused, aga treener oli nii vägivaldne oma suhtlemises, et tema ei kannatanud seda välja, ta lihtsalt ei saanud. Kui laps ei saa magada, siis ei ole sul mõtet trenni minna enam, on ju. Et on inimesi, kellele ei mõju see vaimselt nii hullusti, kui keegi rüügib su peale või keegi mõnitab või sõimab sind millekski. Ja on neid, kes võtavad seda väga isiklikult. Et see, ei ole see, et mina sain vanasti peksa, et võib laps ka saada. Ei või, vanasti lihtsalt olid teistsugused asjad ja õnneks me oleme õppinud sellest. Ka treenerid ei tohi sellist asja teha. Kuulge, laps ei saa sellest aru, miks treener talle nii ütles. Treener üldiselt soovib talle head. Erki Nool, olümpiavõitja, on kaunis terava sõnaga. Ja ta ütleb, et see nii peabki olema. See tuleb lapsele selgeks teha. Pöördugu kas või teie poole. Ärgu mõelgu ainult ise, et mul löödi halvasti, ma lähen ta juurest minema. No küsimus ongi see, et siin on see tasakaalupunkt, et mida me peame aktsepteeritavamaks. Kas seda, et see inimene, kes vaimselt sandistatakse ära, toob meile ühe medali või seda, et seesama inimene otsustab, et ma ei taha, et minuga niimoodi käitutakse, minu jaoks on seda liiga palju, ma lähen ära. Et tal on ju õigus tegelikult lõpetada trennis käimine, ta ei pea käima selles trennis, kus tema jaoks ebaväärikalt koheldakse. On ju? Ma arvan, et küsimus on selles, et me peame seadma piirid ja tegema selgeks, mis on nõudlikkus ja mis on vägivald. Ja siin ongi see, et kui treener on nõudlik ja need nõuded on nii-öelda õiguspärased, ta ei alanda seda inimest, aga ta ei ütle, et sa tõepoolest, sa tuled trenni õigel ajal, sa teed trenni õigel ajal. Aga küsimus ongi selles, et kas me räägime inimese alandamisest, vägivallast või me räägime nõudlikkusest. Et aeg-ajalt aetakse segamini, me vaatame ka koolides, eks ju, kui õpilane siis ütleb õpetajale mida iganes. See ei ole okei. Piirid peavad paigas olema. Mõlemale, nii treenerile kui treenitavale. No siis laps peab teadma, kus need piire otsida ja kes need piire oskab talle tõlgendada. Lapsel ei ole ju elukogemusi. Ja see on tõsi. Vanemad aitavad selle selgusele saada. Kui vanemate jaoks on see samuti, kui vanemate jaoks on selline nõudlikkus aktsepteeritav, suudab vanem sellele ilmselt lapsele selgeks teha, kuidas on ja vastupidi vice versa. On veel mingeid mõtteid? Kas keegi siin arvab, et see perevägivalla ja naistevastase vägivalla konventsioon on väga halb mõte? Väga halb mõte? Ei ole lugenud, aga ma arvan küll, et ei ole halb mõte. See on hea lühike. Jah, et näete, siin oli juttu sportlastest ja ma leian, et see on ka teie tööpõld tegelikult. On ju? See on ju vägivald. Igasugune vägivald on absoluutselt, ja. Või ka selle oma võimu ärakasutamine on ju. Kui palju meil oli Tartus ihastes seal ihaste tallid ja seal oli üks treener, kes järjest võttis 12-aastaseid tüdrukuid ette ja võttis ette, oli natukene aega, oli armastus, siis läks ära enne armastus, võttis järgmise 12-aastane, aga see, kes oli vahepeal 15 saanud, see läheb ja proovib endal veene läbi nüsida. Et jällegi, et ei olnud ju vägivaldset ülevõtmist vaid. Võtame või selle noore kõrgushüppava tüdruku, selge vägivald ju. Muidugi oli. Aga mõtle, kui kaua läks aega selleks, et lõpuks tunnistati. Oli tal kuskilt küsida abi? Tal ei olnud sellel hetkel, sest seal tuleb alati ka mõelda seda, et kui see noor on selle inimese mõju all, kes teda ära kasutab,
senikaua ta ei otsi abi ja ta ei lähe kuskile ka ütlema, sest ta on tulle mõju all ja tema tahab saada neid tulemusi, sest tal on see saavutusvajadus. Kuni ta on kontrolli all, senikaua ta ei tee. Meil on samamoodi vägivallatsejad, et kui on kohtuasjad, siis prokurörid aeg-ajalt meile ütlevad, et no mida ma selle naisega peale hakkame, ta ei tee ju koostööd, ma ei saa temaga kohtuniku ette minna. Ta ei tee koostööd sellepärast, et vägivallatseja on tal kõrvaltoas või kõrvalkorteris. Kui vägivallatseja kinni pandi, see oli ühe puhul, oli hästi selge. Kui vägivallatseja mis iganes põhjusel oli soolaputkas, hakkas naine koostööd tegema. Tal kadus ära nagu see mõjuhirm või ta sai välja nagu sellest mõjuväljast. See on hästi oluline teada. Nad ei lähe rääkima, vaid nad pigem lähevad ära. Nad jätavad oma sporditee katki. Mitte ei lähe ütlema, et kuule, see treener on jama. Ega need teised tüdrukud ju läksid ära tema juurest lihtsalt ja kas jätsigi oma töö tegemata või läksid mujal. Ma toon nagu väga hea näite siit samast, kõik teadsid. See naine pärast, kui ta oli tahtnud selle mehe maha, ta oli koos oma lastega mattata ära metsa. Ta teadis, et mees on surnud. Iga koputuse peale ta kartis, et mees tuleb uksest sisse. Ja see kestis kuid, kui mitte aastad. Et see hirm on pidevalt see, mis halvab. Kui me suudame nagu hirmust üle saada, siis me suudame ka leida veel abi. Ja siin ongi see, et kui me ise ei suuda, äkki keegi meie kõrval suudab öelda, kui kuule, see ei ole okei. Äkki läheks, räägiks ja vaataks. Ja meil kunagi üks ohver ütles, et ta tuli meile rääkima samamoodi, et meil oli avatud üritus ja nad olid nõus rääkima ja tema ütles, et seal olid üleval need plakatid 11606 ohvriabi ja ta ütles, et teie panete need numbrid üles, aga mina ei helista. Ma tahaks, et ma ootasin, et keegi teine helistab, sest mina ei suutnud helistada. Ja see on nüüd see koht, kus mina kui sõber või mina kui naaber või mina kui kolleeg helistan ja küsin sellesama 11606 käest, ja ma olen ise helistanud ja küsin, kuulge, ma ei tea, mida teha, palun aidake mul välja mõelda, et kuidas ma pöördun või kuidas ma lähenen sellele inimesele, kes täna hädas on. Ja tõepoolest on ta siis mees või naine. Et peaasi, et mina saaks aidata, sellepärast, et tema ise ei saa. Aga mul peab olema julgus. Ja see on see koht, kus nüüd president Kaljulaidi fond on võtnud hästi tänuväärse asja, et nad on teinud tööandjate sellise kokkuleppe ja tööandjatele nad teevad koolitusi, kuidas oma töö juures aidata oma kolleege, kes selgelt ise ei tule rääkima. Et see on nagu ülimalt äge ettevõtmine. Aastaid tagasi, nüüd juba vist üle 30, ma mäletan ühte novembri õhtut, kui mult on küsitud, miks ma hakkasin tegema lastekoduga. Mu juurde tuli üks väike poiss, kellel oli kohutav külm päev oli. Ja tal oli õhuke jope ja ta tuli mu juurde ja ütles, et kas ma annaks talle raha. See oli toidupoes. Ma ütlesin, teeme nii, et võta mida sa tahad ja ma maksan kinni selle. See poiss võttis ainult leiva ja oli päris ausalt. Ma olin sel hetkel ära minemas kuhu, ma ütlesin, teeme niimoodi, me saame järgmisel päeval kokku. Ma lootsin ma see päev kokku andmeid, kuhu viia, et ta saaks sooja. Ja kui ma käisin tookord, nüüd on muidugi väga palju edasi arenenud ka meie sotsiaalsüsteem. Kui ma helistasin ja küsisin, et mis ma peaks tegema või kuhu peaks viima, mul öeldi, et aga kus ta pärit on ja mis ta nimi on. Ma ütlesin, ma ei tea, kus ta pärit on, ma ei tea, mis ta nimi on. Aga siin me ei saa aidata. See lõppes sellega, et ma viisin Balti jaama turu juures oli niisugune kodutute varjupaik, kuhu ta siis sai vähemalt sooja olla. Ja ma teadsin, et ega ta ei jää sinna päris ausalt. Ütlen päris ausalt ka seda, et mul oli pisikene beebi kodus ja ma ei teadnud, kus see poiss pärit on, kas selle taga on näiteks mingi kamp. Aga siis ma mõtlesin, et kuidas siis niimoodi, et juhul, kui mul ei ole öelda, mis on ta nimi, kust ta tuli, mis siis saab edasi. Nii et selles mõttes ma pean ütlema, meil on asjad paremaks läinud. Kriisitelefonid ja see on üks asi, mille pärast naiste tugikeskused on head, nii nagu nad on vabaühendustena, et me saame anda nõu ja nõustada ilma, et me küsiks isikuandmeid. Sest meil on naisi helistanud küll, kes on öelnud, et kui te kirjutate kusagile mu nime üles, siis ma ei saa tulla teie juurde. Sellepärast, et mu mees on see ja see ja see.
ta saab andmebaasidest kõik asjad kätte. Et ja ohvriabikriisi telefon täpselt samamoodi, nad ei registreeri sul sind üldse ära. Kui edasi nagu läheb mingiks pikemaajaliseks suhtlemiseks, siis, aga ka siis, et noh, kui nad käivad naiste tugikeskuses, siis me anname edasi nagu selles mõttes krüpteeritud andmed, et meil on oma kodeeritud asjad, et sealt ei tule välja ei nime ega mitte midagi, kui ta ei taha, aga noh, kui ta läheb ohvriabisse, siis ja hakkab riigi mingisugust abi küsima, siis ta muidugi peab registreerima. Te olete nagu õiguskantsler siis? Me teeme oma parima. No hoopis teine teema, millest on tükk aega arutatud, on Riias on beebisahtel. Et räägin sellest õnnetusjuhtumist, et on ka siis olnud vastuväiteid ka meie sotsiaalvaldkonnas, et noh, et aga siis me ju ei tea, kes on ta vanemad ja tähendab, et me peaksime ikka teadma. Tähendab, küsimus on nagu selles, et kui me ei tea, siis parem, see laps sureb ära. Beebisahtliga Riias, jah, me ei päästa kindlasti, ma ei tea, 100 lapsi, aga ma arvan, et äkki selle lapse me oleks päästnud. Sellepärast, et ei ole mõtet arutleda, et miks ta läinud aborti tegema, ei ole mõtet arutleda, miks nii, noh, ta juhtub seda, et kas liiga hilja saadakse, mida iganes. Aga me anname selle võimaluse, me anname sellele lapsele selle võimaluse. Ja me tegelikult anname, ma ei tea, võib-olla see ema tahab šahhiga abielluda, siis ei ole ju soodus näidata, et ta on laps. Et minu meelest järgmine teema, mis oleks väga tore võtta üles, see beebisahtel ei võta üldse raha. Jah, me ise oleme Tartus samamoodi seda mõelnud, aga me ei ole vist liiga palju kaugele selle mõttega ka jõudnud. Nii et, aga seda tuleb kindlasti nagu arutada nende naistearstidega, kuhu panna see ja kuidas toimetada, sest ma olen ka üsna nõus, et selle lapse puhul oleks, ma arvan, et mis iganes selle ema oli, aga see oleks olnud tema jaoks lahendus, parem lahendus kui see, mis täna oli. Tähendab, selle sahtliga on niimoodi, et see põhimõtteliselt on haiglas, ehk siis see on sellises nurgas, kuhu kaamera ei ulatu, et on tagatud anonüümsus. Nüüd küsimus on nagu selles, et kui seal öeldakse, et ema, kui ta on sünnitanud, siis võib olla psühhoos. Tähendab, selle laste lapsendate ära enne teatud aega, sest võib-olla vanavanemad tulevad välja või keegi teine. See perekond, kes võtab selle lapse enda hooldada, teab, et selle lapsele võidakse järele. Tähendab, see ema võrjab selle lapse ära ja ta vajutab nuppu, automaatselt see sahtel liigub nagu sinna ja medõed saavad teada, et seal on keegi. Ja ma arvan, et iga päästetud himu on seda väärt. Jaa, nii et ma ei oskagi nüüd öelda, et kas me pistame otsad kokku või jaa, palun, tänan. Miks Läti sealt konventsioonist lahkus? Ta ei lahkunud konventsioonist, nad tahtsid hääletada või noh, nende Seim hääletas konventsioonist lahkumise poolt, see läks presidendile, president saatis tagasi. Et nüüd nad ootavad tegelikult valimiste järgset aega. Miks nad seda tahtsid? See on selle konventsiooni mõttes hea küsimus, et kuivõrd see konventsioon on kõige vähem väiksemat ja kõige nõrgemat valijagruppi hõlmav, seda on naisi ja vägivalla ohvreid, siis on seda lihtne ära kasutada, täpselt nagu meie populistid täna seda ära kasutavad. Kui sa lähed mõne muu, noh, ma ei tea, mine metsanduse, sest tegelikult probleem oli selles, et metsaärimehed, kellel oli väga tõsine nagu oligarhid, kelle käes oli üks partei, et nad tahtsid selle teemaga saada oma asju edasi aetud, aga nad ei saanud kuidagi parlamenti lõhki ajada. Et siis võeti vastu see konventsioon mammaste vahele. Et vaata, millised on kõige lihtsamad asjad ründamiseks. Kui tulevad sõjad, kui tulevad erinevad nagu ka sotsiaalsed jamad, siis kes kannatavad? Nõrgemad kannatavad. Olles tükk aega olnud seotud lastekoduga, alati ma mõtlesin, et huvitaks, miks on nii raske nagu poliitikutele selgeks teha ja ikka mõtlemise järel mõtlesin välja, meie lapsed ei hääletanud ju. Ja meie laste vanemad olid sel ajal kuskil mujal, kui hääletada oli vaja, juhul kui neile 10 lisatud. Täpselt, nii et see nii lihtne ongi. Et aeg-ajalt nii poliitika kui need mängud on koledalt lihtsad. Jah, tore on, et vägivallast on väljapääs,
ja see väljapääs suures osas seisneb selles, et on koht, kus saad oma muret rääkida. Absoluutselt. Sellest ja see hakkab on kõige kõik pihta. olulisem, kes ei hinda sind, sest see on üks, kus meile tulijad hästi palju või hästi sageli on öelnud, et te olete esimene, kes ei anna hinnangut. Et kui meie naine ütleb, et sinul on, või meie nagu nõustaja naine ütleb, et sinul on õigus, sinuga käituti valesti, siis me oleme esimesed, kes talle seda ütlevad. Et see on väga oluline. Ja et Eestis on ju väga palju naiste tugikeskuseid ja ma jällegi ütlen, et ohvriabi telefon samamoodi ei hakka sind hindama, et kuule, mida sa tegid, vaid ütlebki, see oli vale, mis sinuga tehti, sinul on õigus.